siis kui 41. aastal sõjas see meie kodu ja terve see ümbruskond, tähendab Tartus Ülikooli tänava ja Lotsi tänava nurk, kõik need hooned põlesid, hävisid, siis me olime Tallinnas, kolisime Tallinnasse tagasi ja 43. aasta detsembris siis isa sellel ajal juba nägi, et see sõda võib kalduda Eestisse tagasi ja kuna tema oli ohvitser ja tema muidugi tahtis isamaad kaitsta, siis kuna mu emal oli ka natukene oma ema poolt Eesti-Rootsi verd, siis ta saatis naise ja lapsed eest ära siit Rootsi, sest et nagu öeldud, tema jäi siia isamaad kaitsma. Siis juhtus ju see asi, et Rootsi andis välja 6 Eesti sõdurit Nõukogude Liidule. Need, kes olid mitte just Eestist saabunud, vaid olid Kuuramaalt tulnud, olid vormis ja relvadega, kui nad Rootsi jõudsid. Ja muidugi siis venelased tahtsid ju kõiki eestlasi välja saada, rahvas oli siis mures ja eestlased hakkasid siis Rootsist lahkuma USA-sse, Kanadasse, Austraaliasse ja ka Lõuna-Ameerikasse. Mõned üksikud läksid isegi, üks mu kunagine klassivend ka, tema sattus Lõuna-Aafrikasse ja üks teine mu sõber Rein Taagepera, keda te kindlasti teate siin, tema sattus Saksamaalt Marokosse. Kui oli siis see väljaandmine, siis ema lõi kartma. Ma ei tea, 6, 7, 8 tuhat eestlast Rootsist püüdsid siis immigreeruda ja emal oli siis üks tuttav, kes läks Argentiinasse. Miks pärast Argentiinasse? Sellepärast, et Rootsi firmadel olid tütarfirmasi Lõuna-Ameerikas, Argentiinas, Brasiilias ja Venezuelas. Ja sõja ajal või pärast sõda rootslased ei olnud mitte eriti vaimustatud sinna minemast. Aga ma ütleksin, 100-150 eestlast Rootsist läksid nende 3 riiki. Argentiina saatkonnas Stockholmis olid ka seal 2 inimest, kes tegelesid immigrantide otsimisega, sest et Argentiina ja üldse Lõuna-Ameerikas otsiti ju omale siis neid uusi immigrante. Ja niiviisi siis meie sõitsime ka laevaga Argentiinasse. Lahkusime novembris 47 ja selle laevaga sõitsime kõigepealt, oli meil mingisugune mootoriprobleem, see oli 2 mootorid oli sellel laevas ja seal oli umbes kokku oli esimeses klassis oli vist 40 kajutit ja sama palju kajutit oli ka siis turistiklassis, me olime turistiklassis. Üks mootor jäi meil Biskaia lahe peal seal tormiga seisma, me käisime selles Lissaboni sadamas, kõik rahvas sai seal siis maale välja arvatud meie, sest emal oli ja meil oli siis Rootsi põgenikupass, sellega meid seal maale ei lastud, aga me olime vist, kas oli natukene alla nädalat olime seal, parandati, laev tõmmati kuivdokki ja igal juhul sealt me saime siis, nagu ma öeldud, sinna Rios tulime oodata ja siis, aga meie need reisjad, kes pooled nendest reisjatest olid niikuinii läksid Brasiilias maha, aga seal oli üks paarkümmend või oli neid rohkem, ma täpselt ei tea, kes olid Argentiinasse reisimas. Neid pandi siis ühe Prantsuse reisilaeva peale ja sellega sõitsime siis Riost vahepeatustega Santoses ja Montevideos siis Buenos Airesesse. Saime tuttavaks ka selle kohaliku Eesti ühiskonnaga,
seal oli eestlasi olnud enne sõda umbes 300 ümber või nii või 300-400 vahel, siis tuli muidugi neid Saksamaalt, Rootsist ja Inglismaalt sinna põgenike juurde ka. Argentiinas võis eestlasi olla sellel ajal umbes kuskil, mõned ütlevad, et üle 800, tehed ütlesid, et umbes 1000. Ja seal oli siis Eesti Selts Estonia, sinna asutati ka Eesti skaudid-gaidid. Sellel ajal hakati rääkima Eesti koguduse asutamisest ja asutatigi üks väike baptisti kogudus, aga mitte luteri kogudus. Eesti jumalateenistusi peeti või eestlastele peeti mõned jumalateenistused Rootsi kirikus, kus kohas mina ja mitmed teised Rootsist tulnud poisid käisime seal leeris, sest et rootslased käivad leeris 4-15-aastaselt, eks olnud, ja ka Soome kirikus, aga Argentiinas olid siis Soome, Taani, Norra ja Rootsi meremeeste kirikud. Soomlased said varsti käsus Soomest, et nemad ei tohi mitte põgenikudega, Nõukogude Liidus põgenikudega tegemist teha, nii et kui me sinna jõudsime, siis oli üldiselt olukord viisakas. Miks pärast, sest et Argentiinas rahast puudus siis ei olnud, Argentiina oli sõja ajal püüdnud toiduaineid kõigile nende lääne liitlastele ja riigil oli raha. Aga siis 1946. aastal sai presidendiks kindral Perón ja Perón tahtis otsekohe teha Argentiinas suurriigi. Alustas sellega, et ta natsionaliseeris raudteed ja hakkas looma igat sorti tööstusi ja vabrikuid. Aga argentiinlastel on kõik asi mañana, see tähendab homme, nad on suhteliselt laisad ja paljud nendest firmadest ei elanud mitte eriti kaua üle seda asjandust. Ja siis muidugi raha trükiti juurde aga see asjandus üldse Argentiinas on käinud, et sellest 47. aastast saadik kuni tänaseni on vist seal 4 korda raha muudetud. See tähendab, 3 korral on tehtud uus raha, vanast rahast on võetud 2 nulli maha, 1 kord isegi 3 nulli maha. Asi juhtub ju nii, et nagu ütlevad, et nemad ütlevad seda, et korraga valitsus saatab, et vaata, meie see aasta lõpetasime võlaga. Ja siis küsitakse siis majandusministri käest, kes on siis iga kord ütelnud umbes sellist, et no ei probleemi, trükime raha juurde. Ja esimene kord see töötab. Aga kui seda edasi hakkab, siis hakkab see inflatsioon minema. Ja kui ta siis, meil oli seal meie ajal seal oli siis üks inflatsioon, kus inflatsioon tõusis kuskil seal 35 või natukene kõrgemalle ja siis hakkasid eestlased sealt lahkuma. Sealt oli sõjaväelasi, vanemaid sõjaväelasi läksid Saksamaale tagasi, kes olid Saksa sõjaväes teeninud, aga siis püüti minna üks perekond või 2, ma tean, läksid edasi Austraalias, nende oli seal teisi sugulasi, aga muidugi üldiselt oli see Kanada ja USA, kuhu püüdid immigreeruda.